Selles loengus õppekava alused ma avan, mis asi on curriculum, mis on leerplaan, kes oli Tyler ja kes oli Taba. Mida tähendavad kõik need rõkid, krõkid, kõkid, lõkid ja mis pärast saab isegi siis, kui õppekava ei ole, siiski õppekavast rääkida. Loengusari on infotihe, kuid õnneks iga jupp kestab üsna vähe. Nende mitmekordne kuulamine, eriti kui mingi osa jääb pähe, kaasa räppides ja lauldes. Abiks on siin rütm ja riim, loob head eeldused, et õppekavadest rääkides sa piinlikku olukorda ei satuks, suudaksid vestlused tuumad tabada. Ja kui veab, siis vestluspartnerid isegi oma teadmistega rabada. Nii et järgmine kord pane kõrvaklapid pähe, kui oma 10 000 sammu tegema lähed. Aina igasugust pudipadi tuleb pähe tuupida meil koolis, kes on valinud, et oluline omandada on just need ideed. Asi paljuski on kinnitavades, enne kõike siiski õppekavades. Need on dokumendid, mille järgi õpetaja otsustusi teeb. Loodan, et see loengusari annab veidi aimu sellest, mis on õppekava. Siiski mitte piisavalt palju, et see teema omandada. Edgar Krull on kirjutanud päris paksu eestikeelse raamatu, mis teooriaid täis, kuid mis algajale olla võib siis üsna keerukas või arusaamatu. Kui oled õpetaja laste aias, aitab sind see tekst, mis on jätkuvalt aktuaalne. Pedagoogilisest dokumenteerimisest siin siiski kahjuks juttu pole. Küll aga on kõigest muust, mis aitab uuendada lasteaia õppekava või luua lausa uuem kergesti loetav tekst õppekavast on kogumikus, mille netist ruttu kätte saab. Jutt on küll teadus, huvihariduse näitel, kuid õppekavandamine on nii minu kui mitmete autorite väitel üsna sarnane kõigis kooliastmetes ja ainetes. Inglise keeles õppekavadest raamatuid on palju, millest alustada. Enne kui uurida muid, soovitan soojalt Tylerilt ja Taba. Ja kui imestate, kuidas kõiki neid eklektilisi õpiteooriaid üldse kombineerida saab, siis siin aitab teid mu lemmik, praktiline Schwab.